et siiani kahjuks ei ole tulnud küsimusi, ma väga loodan, et vähemalt saalist on aktiivseid osalejaid, sest meil on diskussiooniks päris pikk aeg ette nähtud. Ja ma olen siiski kindel, et neid küsimusi on. Aga alustaks võib-olla sellest, kas need diskussioonislaidid tuleksid ka meile? Nii, et see on nüüd üks Evelini koostatud slaid ja ma palusin tal selle slaidi sissejuhatuseks teha just sellepärast, et Evelin oli ka väga tugevalt haaratud meie töövõime hindamise metoodika nii-öelda loomise juures ja sissejuurutamise juures ja esimesed koolitused tegid sina. Et kas sa võib-olla natuke tahad siis kommenteerida seda, et miks seda töövõimet on vaja hinnata? Ma ei tea, kuidas sa näed sealt eest ka, eks ju? Mina näen. Ja kõigepealt oli tegelikult väga tore äratundmine, kuna me ise pole otseselt selle metoodikaga nüüd enam tükk aega seotud olnud, et 2016 ta sai valmis, aga kui nüüd neid Tiia ja Egle slaide vaatasime, siis tuli siukse ekstra toredaid meenutusi alates sellest, kuidas Sotsiaalministeerium ütles, kuidas nemad on nüüd 2 aastat igasuguseid välismaa mehi tassinud siia ja siis proovinud midagi teha ja välja mõelda, kelle metoodika me üle võtame, ja siis nad pöördusid töötervishoiuarstide seltsi poole, et kuulge, meil tegelikult raha sai otsa, äkki teie teete meile selle metoodika, on ju, ikka. Ja siis niimoodi ta tehtud sai, on ju. Ja siis sellised muud toredad meenutused sellest, et kui me siis esitlesime neid vaheetappidena, siis tuli ruumidesse inimesi toolidega juurde kuulama ja siis sellised vahvad seigad. Nii, aga ühesõnaga, et see töövõime hindamine on ju ka töötervishoiule hästi oluline selles mõttes, et meid päriselt huvitab see, mida inimene saab teha oma võimekusega. Ja meie jaoks on see loogika, et töövõime hindamine ei ole see, et sa premeerid inimest tema haiguse eest, nagu ta kogu aeg olnud on. Et pigem on see sama, et me tahame aru saada, kuidas moodi ta funktsioneerib, et kui me hindame teda konkreetse ettevõtte jaoks. Ja samamoodi, kui Töötukassal on vaja inimest suunata mingisugusele rehabilitatsioonile, mingisugusele tegevusele, et aidata tal tööturule minna, siis on vaja väga selgelt aru saada, mida ta saab. Ehk mida võimestada. Siis, ja see ongi see järgmine punkt, et mis teda toetab, mis teda piirab, millised tingimused talle võiksid sobida, et ta saaks maksimaalselt tõhusalt toimida. Selleks, kui sa oled selle valmis teinud, siis sa saad suunata teda õigetele sekkumistele. Tööturul püsimine on see, mida me kõik tahame. Me tahame, et inimene, kuna ta on sotsiaalne loom, et siis ta saaks töötada, et ta oleks meeskonnas, et tal oleks roll, et ta tunneks ennast hästi. Ja see on siis, ütleme, võib-olla kokkuvõttes see, et me seome selle terviseseisundi tema töövõimega. Et see on kogu see niisugune töövõime hindamise süda. Ja selle jaoks, et see asi saaks realiseeruda, siis see, mida peavad tegema ekspertarstid siis paberite peal, siis Tiia saab näidata toredaid näiteid, millised need paberid on. No ma ütleksin muidugi, et me enam paberite peal ei tee eksperthinnanguid, meil on omad elektroonsed süsteemid, kus me siis, seal on ilus nimi Redis, kus me tegelikult siis eksperthinnanguid koostame. Aga nii-öelda diskussiooni sissejuhatuseks ma tegelikult tahtsingi rääkida natukene ka sellest, et millist infot me vajame, et inimese töövõimet hinnata. Ja võib-olla kui sellest esimesest poolest ei tulnud veel väga selgelt välja, siis ma rõhutaks üle selle, et kui me hindame töövõimet, siis me hindame töövõimet üldiselt. Me ei seo teda selle konkreetse kohaga, kus ta töötab või mis on tema amet, vaid vaatame nagu tööturgu laiemalt. Erinevalt siis tegelikult töötervishoiuarstidest, kes just hindavad seda konkreetses situatsioonis, konkreetsel töökohal. Aga ma ikkagi arvan, et meie seisukohad ja hinnangud väga tugevalt üksteist nii-öelda täiendavad.
ja oli juttu sellest, et ekspertiiside koostamisel on meil olemas tegelikult 5 viimase aasta terviseandmed. Näiteks analüüside andmed on viimasest aastast, retseptide andmed on 2 viimasest aastast, aga kõik visiidid, operatsioonid, diagnoosid, meil on tegelikult 5 aasta terviseandmed. Aga sellele vaatamata me ikkagi peame tegema terviseandmete päringuid ja me peame neid päringuid tegema päris palju. Ja mul on tunne, et see päringute tegemine on ikkagi natukene põhjustanud pahameelt töötavates arstides, kes meie päringutele peavad vastama. Kuna ma ise olen ka ikkagi väga kaua aastaid arstina töötanud, siis ma saan ka sellest pahameelest aru, sest see päringule vastamine tuleb võib-olla teinekord suruda kuskile oma niigi tiheda tööpäeva sisse. Aga selleks on olemas ka õiguslik alus, töövõimetoetuse seadus ja me peame neid päringuid järgima. Ja põhimõtteliselt on siis nagu 2 liiki terviseandmete päringuid. Kui me 2016. aastal alustasime, selle aasta statistikat mul ei ole, aga 2017. aastal oli vaja teha 65% taotluste puhul päringuid. Ja need olid nüüd need päringud, mis tehti enne, kui ekspertiis üldse ekspertarsti lauale hindamiseks jõudis. Inimene märgib taotlusel need arstid, kelle juures ta on käinud. Samuti võib ta lisada sinna spetsialistid, näiteks füsioterapeudid, psühholoogid, logopeedid. Ja kui menetleja näeb, et tegelikult terviseandmetes ei ole selle nimetatud arsti epikriise, siis tulebki teha päring. Menetleja ei näe terviseandmete sisu, ta näeb seda, kas see arst või füsioterapeut või logopeed on siis teinud selle sissekande. Aga siin on muidugi head niisugused trendid, et 2017 me tegime 65% päringuid, siis nagu te näete, igal aastal on see taotluste üldmahust natukene päringute hulk vähenenud ja 2024 oli ainult 32%. Nii et ma usun, et ka meie arstkond on ikkagi aru saanud, et eriti nendel inimestel, kes töövõime hindamist taotlevad, et nad vaatavad nagu korra selle pilguga üle, kas need terviseandmed vajalikud on kõik olemas. Meil on terve teine niisugune terviseandmete päringute liik ja see on siis menetluse käigus tehtavad päringud. Ja nende menetluse käigus tehtavate päringute hulk on oluliselt väiksem. Ja see on võib-olla tekivad need päringute vajadused, need on juba need päringud, mida ekspertiisi koostavad ekspertarstid teevad. Ja see päringute hulk on väiksem võib-olla just nimelt sellepärast, et eeltöö on juba tehtud. Aga see vajadus tekib sel juhul, kui on terviseandmetes väga vastuolulised andmed. Et näiteks erialaarst, ortopeed kirjeldab ühesugust seisundit, perearst kirjutab võib-olla ka inimese kaebustele tuginedes natukene teistmoodi seisundit. Ja päringute vajadus tekib ka sellistel puhkudel, kui me näeme, et näiteks psühhiaater on korduvalt kirjutanud välja taotlejale antidepressante, võib-olla raviskeemi muutnud, aga samas ei ole terviseandmetes ühtegi psühhiaatri epikriisi, et ka sellisel juhul me teeme siis raviarstidele päringuid. See ei käinud muidugi ainult psühhiaatrite kohta, see oli lihtsalt näide. Aga kui 2025. aasta taotluste osakaalust näete, et neid päringuid on ainult 4%, mis ei ole tegelikult väga palju. Aga miks me neid päringuid teeme? Et ma toon siin ühe näite. Et see on nüüd, mulle hirmsasti meeldib see, et see on see võimekuse hindamise komisjon, kes päringuid nõudis. Me oleme näinud ikka neid ka missiad ja vekke ja invaliidsuseid ja igasuguseid muid suunamisi ka. Kuigi me nüüd 10 aastat teeme töövõime hindamist. Iseenesest on see ju täiesti okei epikriis. Ainult, et kui nüüd mõelda sellele, et selle epikriisi alusel me peaksime
kinnitama või ümber lükkama need piirangud, mida konkreetselt psoriaas võib inimesele põhjustada. Kas või kehahoolduse või enesehoolduse valdkonnas, siis selle epikriisi jupikese alusel on väga raske piiranguid hinnata. Ja ega need analüüsid, mis nüüd psoriaasi raames tehtud on, meid ka väga palju edasi aidanud. Aga me kohtame ka natukene selliseid tõredamaid näiteid. Et siin ma annaks natuke aega lugeda võib-olla. Ütleme siis niimoodi, et lugedes kolleegi sissekannet epikriisist, alguses väga ei rõõmusta, teed mitu aastat seda tööd, siis kasvab paks nahk, hakkad asjasse rahulikumalt suhtuma. Et ka selliseid päringute vastuseid meile tuleb. Ja kui nüüd terviseandmetest edasi rääkida, siis ma tegelikult tahaksin just rõhutada, et me ei nõua mingit erilist sissekannet, et me loodame, et arstid jälgivad tavapärast dokumenteerimiskohustust. Ja mis epikriisides meie jaoks on kõige olulisem, võib-olla EKLE lühikesest sissekandest te ju tegelikult saite juba hästi aru, et oluline on see, et oleks inimese taotleja, patsiendi objektiivse seisundi kirjeldus. Et ei ole vaja epikriisidesse siis lugeda üles kõik diagnoosid või kõik opid, mis tal 25 aasta jooksul tehtud on. Vaid meid huvitab ikkagi selle patsiendi hetkeseis. Kui see on olnud krooniline pikk haigus, siis kuidas see haigus on kulgenud, kui on võimalik kirjutada ravimite kõrvaltoimetest, kui on võimalik kirjutada inimese ravisoostumusest, aga ikkagi kõige olulisem on just nimelt see objektiivse seisundi kirjeldus. Ja mida me praktikas näeme, siis meie murekohad on see, et väga sageli kaebused on väga hästi fikseeritud, eks ole. Et see peab olema ja see on ka kenasti kirjeldatud, aga objektiivne seis, nii nagu ma ütlesin, mis meie jaoks on kõige olulisem, sisuliselt puudub. On sisutühjad või ajas sisu poolest korduvad ekspertiisid. Mõnikord vaatad läbi 10 aasta. Iga epikriis tähendab vererõhk, ikka kontrolli alt väljas, retseptid pikendatud. Punkt. 2 kuu pärast on täpselt sama epikriis. Ma usun, et te näete neid ju ise ka, kui te kolleegid epikriisi loete. Tihtilugu jääb siis natuke puudulikuks just nimelt meie jaoks see kroonilise haiguse nii-öelda fikseerimine. Ja üks asi veel, mida ma võib-olla tahaksin öelda, et ei ole vaja anda ekspertiisides hinnangut töövõimele. Et seda teevad ikkagi ekspertarstid, kes on vastava metoodikaga tutvunud, kellel on kasutada juhendit, kelle eksperthinnangute üle on ka teatud kontroll. Aga väga sageli on ka selliseid seisukohti, et minu kui perearsti hinnangul ei ole 100% töövõimeline. Võib-olla kirjutab perearst ka, et ei ole 55% ulatuses töövõimeline, et siis see tekitab nagu inimesel teatud ootusi ja see võib tekitada ka rohkemat vaiete esitamist ja rohkem probleeme. Nii. Ja veel üks näide. Mis siin on nüüd ühe perearsti sissekanne vastuspäringule. Ma ei otsinud välja tegelikult neid kõige hullemaid. Mul on kahju öelda, et selliseid terviseandmete päringule vastuseid me siiski kohtame päris palju. Et antud juhul ma võib-olla tahaksin öelda ainult, et aitäh, kolleeg. Aitasite meid hädast välja. Ja üks võib olla niisugune, siin on nüüd 2 näidet. Vabandust, läksin tagasi. Need on nüüd 2 näidet päris hilisest ajast. Miks ma need siia tõin? Me kõik teeme kirjaviku, me kõik oleme väsinud.
aga palun ärge unustage, et me töövõime hindamise raames peame andma ka kohtutele terviseandmeid. Ja uskuge mind, edastada selliseid terviseandmeid, mida me muuta ei saa, me parandada ei saa, me kirjavikuga parandada ei saa. Vahel on natukene päris piinlik. Et mõtelge sellele ka, missugune mulje ei jää mitte taotlejast, vaid jääb ikkagi raviarstidest. Ja oma niisuguse terviseandmete päringu lõpetuseks tahaksin ma ikkagi öelda seda, et kui te juba eelnevalt siseldate põhjalikud terviseandmed, et siis ei tule teile terviseandmete päringuid, te ei pea lisaaega raiskama. Ja see tähendab ju ka lühemat menetlusaega taotlejale ja õiglasemat ja adekvaatsemat otsust, mis puudutab töövõimesse. Aga nüüd ma ei tea, Evelin, kas sul on seal vahepeal küsimusi tekkinud? On? Siis ma annaks sulle sõna. Et meil on küsimusi päris palju, ma teeks niimoodi, et need, millele saab lühikeselt jah-ei vastata, et need ma loeks kiiresti ette, et inimesed saavad oma vastuse kätte ja siis diskussiooni küsimustele saame siis rohkem pühendada. Et ilmselt siin on ka mõned küsimused, võib-olla kõik ei olnud eelmisel sessioonil siin ruumis. Et küsimus, kui sageli tuleb ekspertarstil teha kontaktvisiiti, kas see oli 2 või 3%? Jah. Siis küsimus, kui ajamahukas on ühe hinnangu koostamine, kas on mingi nõue, et peab näiteks 3 hinnangut päevas tegema? Tegelikult on niimoodi, et kui palju peab päevas tegema, see on välja kokku pandud ja kokku liidetud teie konkreetse hankepartneriga, kelle juures ekspertarst töötab. Ja valdavalt ikkagi need tervishoiuteenuse osutajad püüavad tulla inimesele vastu, kellel on suurem töökoormus, teevad vähem, kellel on väiksem töökoormus, võib-olla oma koha peal teevad rohkem, et see on ikkagi ekspertarstide endi valik. Küll tuleb ära teha kõik need ekspertiisid, mis siis on tõesti hanke raames need lepingud, mis on sõlmitud. Aga kui palju nüüd aega läheb, siis ma võin öelda, et hankes on ette nähtud ekspertiisi koostamiseks tund. On arste, kes teevad oluliselt lühema ajaga, on arste, kes teevad pikema ajaga, aga ma pakuksin siiski, et keskmine aeg jääbki kuskile sinna 45 minuti kanti. Võib-olla Egle, sa tahad täiendada siin natukene? Nii. No vast jah, väga erinev, ma ei teagi, kus. Et vahel läheb mõnega väga kiiresti, aga vahel läheb mõnega mitu tundi, et selles mõttes on see jah keskmine, võib-olla ma isegi ütleksin, et võib-olla pigem sinna tunni ligi, et peab ikkagi arvestama, et oleneb ka inimese töötempost, et me oleme ju kõik väga erinevad. Siis küsimus, kas ekspertarstil on psühhiaatri sissekanded näha, mida patsient saab ise lukku panna? Jah, need on ekspertarstile näha. Ja võtame nüüd siis sellise küsimuse, võib-olla küsija või keegi teine tahab äkki isegi saalist öelda. Arvamus, arstkond ei hinda, hüppas eest ära, sest et keegi esitas järgmise küsimuse. Nii. Arstkond ei hinda töövõimet vajalikul määral oskamatusest ja seetõttu, et RFK on ikkagi võõras ehk neile selgitavat infot kirjalikult rohkem jagada. Kas küsijal on võib-olla midagi selle kohta veel kommenteerida? Või võib-olla siis keegi meist ja jah. Mõte on selles, et kui rääkida füüsilisest, näiteks liikumisfunktsiooni häirest, siis kui perearst või taastusarst või ortopeed või neuroloog ei oskagi kirjutada päringusse, ta ei saa üle ambutandil, insuldihaigel inimesel, kes on lonkava kõnniga
kui see arst ei tea, et vot 200 meetrit, 100 meetrit, 50 meetrit on inimese liikumise võime või et näiteks lävepakud segavad või et kark tuleb ka sinna kindlasti ära mainida või et ta läheb üks samm korraga trepist alla. Noh, juba see sammu kirjeldamine trepist alla ja üles minekul. Et meil on kõigil erinevad teadmised, et võib-olla see tahaks nagu mingisugust nii-öelda kirjutamist lahti meile, kus iganes ajakirjanduses veel kord, et me annaks juba paremaid sisendeid töövõime hindamise, sest et ega te saadate päringu, aga te ei küsi konkreetselt asju. Noh, tähendab, mulle pole ammu ühtegi päringut tulnud, aga siiski neid on. Ma vastaksin ka konkreetsetele küsimustele konkreetsemalt paremini. Seda raamatupakki, ausalt öeldes pole aega olnud süveneda, ma näen nagu esimest korda. Minu jaoks on ka, et ma pole igat lävepaku võimetust ja kaldteel kõndimist ja trepist kõndimist kirjeldanud. Me lihtsalt ei teadnud seda. Et kaua see kestab, 2000, mis aastast, 2021 on juba kõigil uus hindamine tehtud, eks ole. Et meie vajame, mitu tuhat arsti meil on, arstkond vajab ka natuke harimist selles osas. Et te saate kohe paremad sisendid, mis siis, et meil on füsioterapeut. Füsioterapeut kirjeldab ka teatud piirini. Ta võib kirjeldada kõndimist, aga jätab õlad kirjutamata. Aga ranne valutab, sest reumatoidartriit on ja karguga üldse käia ei saagi. Käib kõrge raamiga. Ja siit on päris mitu toredat sellist mõtet saab edasi arendada. Aitäh, Eve! Siin on nüüd mitu küsimust, et ma kõigepealt vastan sellele, et meie ei oota Eesti arstilt RFK põhist hindamist terviseandmete sisestamisele. Et me ei oota ei kodeeringuid ega me ei oota raskusastmeid. Küll aga annab meile väga palju informatsiooni selle hinnangu andmisel, näiteks kui arst on kirjeldanud liigese liikuvust, sest meil on teada, milline funktsionaalsus sellise liikuvuse juures on võimalik. Kas ta saab pead kammida, kas ta saab tualetitoimingut teha või kas ta saab trepist liikuda. Et seda, mis puudutab RFK koolitust, siis see ei ole nüüd ainult Töötukassa rida, vaid see on ikkagi selline üldriiklik, mida praegusel hetkel minu teada arendab siis Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arenduse Instituudiga ja tervete ekspertgruppidega, kes kõik on ka praktilise töö tegijad. Ja suure tõenäosusega tuleb see RFK teema rohkem jutule ja tegevusele siis, kui rakendub RHK 11. Et sinna juurde planeeritakse siis ikkagi ka RFK siduda ja seda rohkem käsitleda. RFK tuleb ka põhiõppesse arstidele, tuleb terapeutidele ja nii edasi. Ehk siis ma vastan niimoodi, et me ei oota seda, et arst kirjeldaks meile, kas ta liigub 200 meetrit või mitte. Seda me saame juba ise oma analüüsi käigus. Me ootame seda, et te kirjeldaks konkreetselt oma erialast lähtuvalt üldist seisundit. Ehk siis, kas liiges liigub, põlveliiges liigub 30 kraadi painutab või painutab 130 kraadi, kas õlaliigest, kas kätt suudab üle tasapinna viia või ei suuda viia. Ehk siis me ootame sellist üldarstlikku seisundi kirjeldust, mitte RFK kodeerimist ega mitte konkreetselt tegevuse teostamist. Mina küsiks siit hoopis ise küsimuse otsa. Jah, et kui siin enne oli sellest psoriaasist juttu, siis ütleme, et füüsilise tervise puhul on mõnes mõttes oluliselt lihtsam. Meie ka oma epikriisis kirjeldame ära inimese, kui tal on mingisugune probleem, kas või ajutine mingisugune, ülekoormus, et milline see funktsioon on, mis ta praegu täpselt saab, et me järgmisel korral saaksime hinnata, kas raviefekti või midagi, kas on muutunud. Nii, aga kui on nüüd psoriaas, siis tegelikult ega nahaarst kirjeldab tõepoolest ju rohkem pigem seda nahakahjustuse ulatust, ravile allumist. Mis annab teile sellisel puhul hea sisendi selle kohta, et kas ta saab hakkama või ei saa, kas tal on piirang? Nahaarstid tegelikult suhteliselt hästi, ilmselt põlvkonnad on vahetunud, on hakanud oma objektiivseid sissekandeid tegema, et informatsiooni annab kollete paiknemine, suurus, ägenemiste sagedus. Nahaarstid ise on suhteliselt häiritud, andnud meile päris palju tagasisidet, et tänapäevase ravi juures psoriaasihaige ei peaks üldse mingit töövõime vähenemist saama. Mis on ka mõnedel juhtudel täiesti põhjendatud, eks ju. Tõesti on ravi kättesaadav ja tõesti paljud inimesed saavad sellest abi. Et see, mis meil tegelikult on saada nahaarstidelt, ei ole üldse halb ja see ei erine sugugi mitte sellest, et me tahaksime midagi erilist saada.
mina võib-olla lisaksin siin, et tegelikult meie ekspertarstid saavad kõik ka RFK alast koolitust, meil on väga hea koolitaja Tiina Tammik. nii esimeses nii-öelda selles koolituses, kust siis tulevad uued ekspertarstid ja on ka tehtud jätkukoolitusi, nii et me anname oma parima ja ma loodan, et ka tänane üritus on üks nendest, mis natukene arstkonnas seda vaadet, et töövõime hindamine ei ole väga lihtne probleem või et sellesse tuleb kuidagi natuke põlglikult suhtuda, et see on nagu ka üks osa sellest. Ja kuna meie töövõimereform käivitus 2016. aastal, siis on sügisel plaanis teha ka üks suurem konverents, sest 10 aastat saab sellest täis. Et loodame ka, et sellel sügisesel konverentsil on palju arste, kes tulevad meid kuulama. Et nii palju võib-olla veel lisaks doktor Sooba küsimusele ka, et tal võib ju veel olla ka õlg või ranne või varvas. Et tegelikult me ka visiidi raames ikkagi saame hinnata neid piiranguid, mis on diagnoosiga kinnitunud. Et me ei pane ka visiidi raames diagnoose, me ei tee analüüse, me ei suuna inimesi uuringutele. Et ma olen ise neid nüüd, ma pole väga kaua Töötukassa ametniku rollis küll olnud, aga ise neid päringuid sisuga lugenud, et väga paljud ekspertarstid, eriti just noorem põlvkond tahan kiita ja neid, kes on siin viimastel aastatel koolitusi läbinud, teevad tegelikult väga põhjalikke päringuid ja küsivad väga konkreetseid küsimusi siiski päringu raames. Nii, siis üks selline küsimus. Patsient tuleb perearsti, ma ei oska teha nii, et ta mul eest ära ei hüppaks jälle. Ma pean vist näppu hoidma. Patsient tuleb perearsti vastuvõtule töövõime hindamiseks. Hulgi kaebused, mida patsient esitab, ei klapi objektiivse leiuga ja igapäevaste tegevustega. Kuidas edasi? Ma pean ütlema, et viimasel ajal me oleme ikkagi lugenud epikriise, kus on ka perearstid väga kenasti toonud välja patsiendi kaebused, aga mina näen seda ja teist. Et siin ongi, et me alati vaatame nagu kompleksselt ja meil on päris hea meel, kui ka perearstid natukene kriitiliselt suhtuvad oma patsientide kaebustesse. Aga vahel on ka niimoodi, et viimasel uute ekspertarstide koolitusel oli üks arst, kes ütles, et ega ma ei hakka ekspertiise tegema, aga ma tahaksin, et ma oskaksin oma patsientidele paremaid epikriise kirjutada, et nad ikka saaks selle vähenenud töövõime. Et see oli selline siiras ülestunnistus. Vahel on niimoodi, me oleme arstidena need, kes me tahame oma patsientidele parimat. Et me pigem võib-olla perearstile nii palju, et selleks töövõime hindamiseks ei ole vaja teha mingisugust eriliselt kujundatud sissekannet. Et see on ikkagi see sama tavaline arstitöö, sest töövõimet hindavad ikkagi teie enda kolleegid. Need, kellega te kohtute kohviruumis, operatsioonisaalis, kõrvalkabinetis, koridoris. Ehk siis need on need samad teie kolleegid, kes iga päev praktilist tööd teevad. Nad on lihtsalt saanud koolituse inimese funktsionaalsuse osas, liikumisvõime osas, spetsiifilisemalt suunates tähelepanu siis töövõimele. Ma tahtsin tuua välja selle, mis sina, Tiia, kirjeldasid ja tegelikult see rollikonflikt, see sama arstina, eks ju, inimesele, oma patsiendile, see ei ole mitte ainult meie oma, vaid see on kogu maailmas välja toodud, et ma pean olema see, kes inimest aitab. Ja nüüd, kui inimene tuleb taotlema seda töövõimet, siis ma nagu olen ometi ju paha oma patsiendile, kui ma peaksin kirjeldama selle, et ta tegelikult saab hakkama ja ma oma peas ju isegi ei näe seda põhjust, et ta peaks siin saama, nii nagu sul ütlevad noored dermatoloogid, eks ju, et ei peaks enam saama. Ja see rollikonflikt ongi tegelikult väga, väga tõsine selline väärtuste konflikt arstil ka oma vastuvõtul. Ja siis mina ise töötervishoius ma näen seda samamoodi. Ma näen seda, kuidas kui on hiljuti tehtud töövõime hindamine, siis inimene minu vastuvõtul saab kõigega hakkama ja siis kui on näha, et hakkab tulema mingil ajal see töövõime hindamine, siis on kaebusi päris palju. Ja siin on nüüd tõesti see, mina panen kirja kõik inimese kaebused ja siis ma panen sinna kirja selle objektiivse leiu. Mina hindamist ei tee, seda teeb ekspertarst.
ja eks ta siis teeb selle järgi. Mul võib-olla on natuke lihtsam ka selles osas, et see kaebuseks, kui inimene on töötanud sellel töökohal, kus ta seal praegu on ja tal on ikkagi ka riskitegurid, mis peaksid olema nii-öelda risti võib-olla selle terviseandmetega, kui ma ainult tema kaebusi mõtleks. Kui tal ei ole olnud viimase 2 aasta jooksul ühtegi töövõimetuslehte, kui ta on täiesti vabalt saanud kõigega toime, kui tema tööandja ei ole andnud mulle sisendit, et inimesel on midagi, millega ta tööl hakkama ei saa. Vabandust. Siis nii ongi. Kirja läheb objektiivne leidse, millega inimene saab hakkama ja punkt. Ma küsiksin siit kohe Karinilt vahele. Evelin tahab ka sõna, aga ühesõnaga, mida meie näeme nüüd, ma ise vahepeal tegin 4 aastat ka ekspertiise. Ja natukene tegin ka töötervishoiuarsti vastuvõttu. Siis ma peaksin ütlema, et mulle tundub, et seal on ka üks see probleem, et inimene ei julge töötervishoiuarstile oma muresid rääkida. Äkki teda ei lubata tööle. Ja noh, minul oli praktikas ka selline juhus, kus osalise töövõimega naine, kellel ma nägin, et tal on osaline töövõime. Pärast ülevaatamist mul tekkis tunne, et tal võiks olla puuduv töövõime. Ma küsisin, et aga mis te selle kohta mulle ütlete? Ei, sellega ei pea teie tegelema, sellega tegeleb minu ortopeed. Et alati on vaja natuke rohkem küsida ja natuke rohkem uurida. Ja see on tõsi. Mõlemad pidi on seda, eks ju, et on need, kes kardavad oma tööd kaotada ja ei kaeba ja siis on need, kes võib-olla kaebavad väga palju lootuses saada mingisugust siis seda sotsiaalset hüve ehk siis seda sama töövõime toetust. Et siinkohal see arsti pilk ja just nimelt oma peas nende riskide ja terviseandmete nii-öelda omavaheline võrdlemine on päris tähtis. Me jõudsime nüüd üsna sujuvalt selle järgmise diskussiooni teema juurde, et Tiia, kui sa vajutad selle... Kas või ma sooviks küsida? Jaa. Erve Sõõru Eesti Unemeditsiini seltsist. Küsin seda, et ka minule on tulnud ja minu kolleegidele just nende patsientide osas uneapnoehaiget, kes kasutavad kas siis positiivrõhuseadet või kodust mitteinvasiivset ventilaatorraviaparaati, et eeldatakse arsti sissekannet. Ilmselt on see patsient siis öelnud, et ta selle arsti juures on käinud, aga need patsiendid käivad meil aastaid õdede vastuvõtul ja õdede sissekanded on väga põhjalikud. Ja ilmselt ei oska kas neid otsida või kuidagi see diskussioon ongi jäänud selle järgi, et me viitame selle õe sissekandele. Et kas me peaks omavahel kokku saama või? See pigem on, ma äkki vastan, et see pigem on niimoodi, et need päringud, mis tehakse näiteks enne menetlustoimingu raames, aga enne ekspertiisi teostamist, siis tõepoolest menetleja ei näe tegelikult, et kui taotleja on esitanud selle arsti ennast ravivaks arstiks, eks ole, on ju, siis menetleja ei näe õdede sissekanded, sinna ei tule valdavalt, eks ju. Aga ekspertiisi raames, see piisabki sellest, et on see sissekanne selle all, sest ekspertiisi tegi arst, võtab andmed täies ulatuses lahti ja tema juba siis saab selekteerida, et mis on ja mida ei ole, on ju, ja mida hinnata ja mida on veel vaja juurde. Okei, aitäh. Siin on veel üks küsimus saalist. Ja, tere. Tänan võimaluse eest Eesti Puuetega Inimeste Kojast, olen jurist. Meie oleme siis süvendatult tegelenud vaietega alates töövõimereformist. Mingi Kaja või viitus on äkki kõnel? Ei? Ei ole? Okei, endale kui tundub. Et meie inimese vaates on hästi oluline see õige ja õiglane otsus. Et selleni jõudmine, eks ju, on oluline, et oleks terviseandmed korrektsed. Vaide raames me alati inimesega vaatame terviseandmeid. Siis, mis on veel oluline, kindlasti lisaks terviseandmetele, et nad oleks piisavad detailsed. Ka see täiendavalt tahaks märkida, et
kui arst annab inimesele sisendi, et sul peab olema teatud vähenenud töövõime piirang või siis see puude raskusastme ulatus, et kindlasti see mängib inimese jaoks hästi palju rolli, et tuleks mõelda, et mida sa patsiendile ütled. Et kui inimene saab kindlalt selle sisendi, et mul peaks olema selline vähenenud töövõime ulatus või puude raskusaste, siis inimene selle pinnal kindlasti ka rohkem vaidleb, isegi võib-olla kui seda õigustatust ei ole. Ja eelkõige pöörduvad meie poole inimesed, kellel on siis korduvhindamised ja inimese hinnangul subjektiivselt midagi muutunud ei ole, piirang püsib, raviabivahendid ega teenused jätkuvalt ei aita ja siis me enamasti sinna vaidemenetlusse ka jõuame. Et ma arvan, et kõik need olulised punktid on täna siin ettekannete raames ilusti käsitlust leidnud, et sellega on kõik inimese vaatest korras. Mul võib-olla 2 küsimust on siin diskussiooni vormis, et üks on see, et alates 31. haiguslehepäevast on võimalik tööle minna. See oleks selline väga hea väljund, ei ole piisavalt rakendunud, et kas siin on asi selles, et meil ei ole töötervishoiuarste, kellele e-konsultatsioone teha või on arstide teadlikkuses küsimus, et võib-olla see oleks esimene küsimus diskussioonis ja teine siis, et kas eksperthinnangul võiks olla inimese ravi või perearsti vaates ka suurem kaal, mida siis kasutada oma inimese abistamisel või et kas selles osas mingeid mõtteid? Aitäh. Et ma võib-olla alustan selle teise küsimusega. Esimese jätame Karinile ja Everinile. Jah, inimestel tekib see nii-öelda õigustatud ootus, eriti kui neil on varasemalt määratud osaline töövõime näiteks. Et väga sageli on ikkagi ju nii, et osaline töövõime oli enne seda näiteks, kui puus proteseeriti või põlv proteseeriti ja ta on pärast seda lõikust ja asendusravi väga-väga hästi paranenud, tema piirangud on oluliselt vähenenud. Aga nüüd öelda inimesele või selgitada inimesele, et tegelikult sinu seis on ju parem. Ja me ravimegi selleks, et see seisund paraneks ja piirangud väheneksid. Et õigustatud ootuse üks probleem on võib-olla ka see, et selle 10 aasta jooksul on hindamise metoodika ikkagi muutunud. Ja ma pean ütlema, et esimestel aastatel, kui alustas ekspertiiside tegemist peaaegu et 170 arsti, siis Töötukassas oli 1,5 arsti. Ja selge on see, et see 1,5 arsti ei suutnud kontrollida ega juhendada väga suurt hulka ekspertiisi tegevaid arste. Ja nende esimeste aastate hinnangutes ma pean ikkagi tunnistama, et on olnud natukene ülehindamisi. See tähendab, et piirangud on hinnatud raskemaks. Praegu me osaliselt inimestele vaiete käigus ka selgitame, et natukene on muutunud meie metoodika, meie hindamise põhimõtted. See ei ole väga suur protsent, aga see võib olla. Diabeediravi, bioloogiline ravi ja kõik need muud onkoloogilised ravid on teinud tegelikult ju kohutavalt suure hüppe. Ja me ei saa siin alati selle õigustatud ootusega nagu arvestada, et see õigustatud ootus on meie juristide niisugune lemmikteema. Nii et see on võib-olla minupoolne vastus, aga nüüd see osalise töötamisega. Ja kuna ma ise mainisin ka seda oma ettekandes, siis ma hea meelega vastan sellele, et ma ise olen 2 käega selle poolt, et inimene saaks osaliselt töötada töövõimetuslehe ajal. Küsimuse see pool, et kas töötervishoiuarst ei ole piisavalt, tegelikult on praeguses situatsioonis tegemist hoopis süsteemse tõrkega, et perearst saab kirjutada e-konsultatsiooni ainult haiglavõrgu arengukava haigla töötervishoiuarstile, mitte sellele arstile, kellele näiteks seesama ettevõte ja töötervishoiuarst siis koostöös, eks ju, seda töötervishoiuteenust osutab. Aga kindlasti on küsimus ka teadlikkuses, nii et ma väga toonitan ja tõstan seda teemat, et kui teil on vähegi patsiente, kellel nagu on töövõimetusleht tänasel päeval juba nüüd, eks ju, 31 päeva ja edasi ja te näete, et ta võiks tööle minna, siis kasutage võimalust e-konsultatsiooni teha, haiglavõrgu arengukava haiglaarstid saavad vastata.
ilmselt ühel hetkel saab ka olema ta niisugune mõistlik süsteem, nii et saab teha konkreetselt sellele arstile, kes siis seda ettevõtet toetab töötervishoiuga. Aga ka praegu on see kindlasti töötav ja ressurssi pigem on praegu üle kui puudu selleks, et seda rakendada. Kasutame seda, kolleegid. Siin on veel üks küsimus. Vabandust, ma teen hästi lühidalt. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui teil on mõni neuroloogiline patsient, just saalile rääkides, kui teil on mõni neuroloogiline patsient, kellel on tulemas töövõime hindamine ja te soovitate neile võib-olla põhjalikumat hindamist ja dokumenteerimist, siis meil Astra kliinikus ja ma tean, et ka Lääne-Tallinnas tegelikult on selline ka nagu teenus olemas. Et kui meile suunatakse patsient, siis lisaks neuroloogile vaatab, hindab ja kirjutab sisse ka füsioterapeut, õde ja nõustab väga kogenud sotsiaaltöötaja 1 päeva jooksul. Et kui soovite mõne patsiendiga natuke lisatuge, siis meie seda näiteks pakume Astra kliinikus. Aitäh! Väga kena, suur aitäh. Siin on muidugi ainult üks probleem, mis minu arust on ka meie taotlejate probleem, on tegelikult see, et nad ei pruugi teile teie vastuvõtul öelda, et nad taotlevad töövõime hindamist. Ka korduvat mitte. Sageli küll nüüd öeldakse juba, aga esimestel aastatel me nägime eriti, et see kohustuslik 6 kuu visiit oli nohu, köha, kurguvalu, eks ole, mis me sellega teeme. Et on hea küsida, kui te näete, et teie patsiendil hakkab see töövõime hindamise periood läbi saama, et kas sul on plaanis taotlus uuesti esitada. Et otseselt meie ju saadame küll teavituskirjad, et teie otsus hakkab lõppema, et te võite esitada korduvtaotluse, aga me ei saa sinna mitte kuidagi lisada, et käige ära veel kuskil mõne erialaarsti juures või. Et see praegu see infovahetus või see, et arstid ei näe neid täismahus ekspertiise, minu arust ei ole mitte kuidagi mõistlik. Nii, aga nüüd me jõuame, meil on 9 minutit aega ja me jõuame selle. Seal on veel üks küsimus. Jaa. Äkki see küsimus on seotud meie järgmise teemaga, pane Tiia palun lihtsalt see slaid. Tänan võimaluse eest. Kõigepealt tunnustan teie rasket tööd. Ja see, mis ma ise perearstina näen, et üldjoontes on see töövõime hindamise ekspertiis õiglane, kuid on äärmused. Ja äärmused minu pilgu läbi on inimesed, kes ei julge ja on heitunud ning kes vajaksid siis toetust ja nad ei julge pöörduda. Ja on teine äärmus, tragiseltskond, kes lihtsalt väsimatult tõestab, käib ja ta lõpuks saab selle. Nii, arstidena me tahame kõik olla head, et patsient saab õiglase otsuse. Ainult, et meie selliste otsuste taga on maksumaksja raha ehk meie ühine raha ja tahaks, et see raha jõuaks õigele inimesele. Ja nüüd paljud perearstid tegelevad ju endoproteesimise raviteekonnaga. See algab peale sellest, et me täidame ära selle Oxfordi põlve või puusavaevuse küsimustiku. Kõik on tore, objektiivne ja sellest isegi makstakse meile umbes 20 €. Ja nüüd minu selline ettepanek, et kas ei võiks olla ka perearsti vaates selline 20-30 küsimust, kus me tõesti objektiivselt anname oma hinnangu, sest paber kannatab kõike. Ainult, et see, mis ekspertarst selle paberi põhjal järeldab, võib-olla ekslik. Et me teame patsiente, kes on siin olulise töövõime kaotusega, aga oma elus ta müttab metsas, põllul, mängib korvpalli, ainult et paberite järgi vaesekene on ikka täiesti olulise töövõime kaotusega. Et kas selline mõte, et perearstidele siis teha selline standardiseeritud küsimustega vorm, mida nad saavad täita täiesti objektiivselt. Et näiteks see mõte, et ikkagi õige inimene saaks õige toetuse. See oleks minu pika küsimuse mõte. Tänan tähelepanu eest. Ma
ma ei oskagi nii järsku sellele vastata, ma arvan, et see on mõte, mis väärib kaalumist ja mis väärib natukene ajurünnakut. ma kardan, et see on ka mõte, mis saab vastuseisu teatud hulga perearstidelt, kes ikkagi on ülekoormatud. aga me mõtleme sellele. aitäh. ma võib-olla lisaks veel nii palju, et meil on ju ka läbi aegade teada, eks ju, et vaegurluse ekspertiisikomisjoni täitmise akt, eks ju, et noh, et mina olen ka veel sellest põlvkonnast pärit, kes me oleme neid väga palju näinud, eks ole. ja tahes-tahtmata Ida-Virumaalt meile tuleb ka siiamaani neid näiteks lisadena, eks ole, on ju, ja me ekspertiise tehes nagu noh, loeme need rahulikult läbi, ma ütleksin seda, et nad ei sisalda rohkem andmeid tegelikult, kui noh, me üldiselt terviseandmetest saaksime. ja need terviseandmete kvaliteet tegelikult on läinud ajas paremaks ja me väga tervitame seda üldriiklikku ettevõtmist dokumentatsiooni kvaliteedi tõhustamisel ja ülevaatamisel. küsimus on ka ju palju andmekoosluses, mida me näeme ja mida me ei näe, on ju. sest tegelikult olgem ausad, meil on ikkagi terviseandmetes palju infomüra ja palju andmeprügi. Ja neid andmeid teinekord on väga raske välja lugeda, aga ma siiski tahan teid tunnustada, et need terviseandmete sisu ja kvaliteet on läinud läbi aja paremaks. Meil on nüüd jäänud 4 minutit ja selle kõige põnevama, intrigeerivama teema juurde me seekord ei jõudnud. Ma ei tea, kas me ootame ära järgmised arstide päevad või me teeme selle kohta mingisuguse eraldi seminari. Aga Tiia, ole hea, pane võib-olla see slaid korra ette, kus on, mine sinna lõppu, kus on meil selle sama sotsiaalse kompromissi kohta endal ka paar vastust. Vot seesama, et milleks me ikkagi, kuna siin oli väga palju toredaid küsimusi, mida võib-olla olekski tahtnud ka käsitleda sel samal teemal, et inimene tuleb perearsti juurde, perearst on surve all. Põlvamaal on ju vähe raha, kuhu me, ega me ei jäta seda inimest rahast ilma. Ehk et kõik need samad küsimused. Ja siia me panime justkui mõttena kirja, et mis tegelikult ikkagi on arstitöö, arsti pädevus, arsti unikaalsus selles kontekstis, et kui me mõtleme inimese tervise ja töövõime hindamisele selle jaoks, et luua talle võimalus tööturule minna. Ja kui meie oleme need, kes mõtlevad ka veel selle peale, et aga siis ta ju ei saa raha, ma aitan tal toime tulla, siis mina ütlen, et siis COVID enam sellega ei tegele, sest me tegelesime ära. Me ei tohi ära võtta seda valu nende pealt, kel ülesanne see on minu arvamus. Ja ma annaks tegelikult viimase mõtte selle sama teema kohta praegu kõigile meie paneelis siin järjest, sest et muidu lõuna tuleb peale ja me ei jõua enam neid küsimusi käsitleda. Karin, palun. Jah, ma võtan nüüd kohe selle töötervishoiuarsti rolli ja ütlen seda, et seesama töövõime toetamine töökeskkonnas on see, mida meie saame teha ja millega me saame ka seda sama sotsiaalset olukorda ilmselgelt toetada. Et inimene püsiks võimalikult kaua tööturul nii, et tema töövõime ei halveneks. Ja see on see üks suur roll töötervishoiul, mida ma arvan, et me saame ka praegu seega võrreldes oluliselt tõhustada. Mina ütleks niimoodi, et ma ju teen arstitööd ka, eks ole, kõrvalt selle töötukassa töö juures, et ikkagi meie kohus ka arstidena on inimest toetada sinna tööturul toimimiseks ja püsimiseks. Ehk siis ikkagi toetage pigem, mitte ärge nii-öelda rahvakeeli öeldes taguge hagu alla, eks ole, sellele sotsiaalsele kompromissile. Ehk siis on palju valdkondi, kus ka vähenenud töövõime ja terviseprobleemidega inimesed saavad osaleda. Ja seal on suured ühiskondlikud probleemid, eraettevõtlus, kes ei ole võib-olla ujutatud, tal on ukse taga terveid inimesi järjekord versus tervisekahjustusega inimesega, aga ka arstkonna kohustus tegelikult on toetada inimest tööturul ja seal aktiivne olemisel. Aga mina tahaks lõpetuseks hoopis tänada Karinit, Evelini ja Heglet, kes mind ikka väga-väga toetasid. Ja tegelikult ma tahaks tänada ka kõiki teid, kes te siin kuulasite, et kui ma selle
mõtte välja pakkusin, et äkki rääkida seekord töövõime hindamisest, siis ma kartsin, et me räägime 3 inimesele saalis. No teid on oluliselt rohkem. Igal juhul aitäh.